Ja täna räägime siis kahest toetusmeetmest. Väga lihtne, kes on korduvalt taotlejad, nende jaoks tegelikult ei ole ühtegi suurt muutust toimunud, määrused on samad, hindamismetoodikad on samad. Ainult üks väga pisikene muutus taotlusvormis, aga see on tõesti mikromuutus. Ma loodan, et see teeb nii teie kui ka meie elu natukene selgemaks. Kõige see slaidil on. Et siis me tulevad avanevalt nüüd kohe uuel nädalal muusikakollektiivid ja kontserdikorraldajad. Muusikakollektiivide kontserdikorraldajad avanevad siis 23. oktoober kuni 13. november ja hilommiku tellimine ja muusikaalased väljaanded, see on siis avaneb siis novembri esimeses pooles ja 8. detsember on tähtaeg. Need kuupäevad on muusikakollektiivid on juba kodulehel kirjas ja hilommiku kuupäevad saavad ka kohe kirja. Muusikakollektiivide ja kontserdikorraldajate taotlusvoor on avatud, aga esitama saab hakata 23. Nii et me just avasime praegu. Saate ka vormi. Jah, vorm on juba siis menetlemissüsteemis väljas, aga esitamine 23. oktoober, et see on tõesti täpsustus. Palun pidage neid kuupäevasid silmas. Edasi minna. Ja ma räägin ka natuke põgusalt muusikakollektiivide ja kontserdikorraldajate voorust. Et kuna meil kõige paar on inimest siin ka uut, et igasugused üle käia see info. Et siis toetus on eesmärk on tagada siis professionaalsete rahvuskultuuriliste kollektiivide ja kontserdikorraldajate järjepidevus ja areng ning siis läbi selle toetada regionaalset kättesaadavust, kvaliteetse produktsioon Eesti helilööjatele interpretide võimaluste loomist ja loomulikult on kogu tegevuse või toetuse taotlemise aluseks on siis see, et on olemas turutõrge. Taotlusvoorus toetatakse muusikakollektiive eraõiguslikke regulaarse kontserdihoaja läbiviimisel, kui see kollektiiv on tegutsenud vähemalt 5 järjestikust aastast ning korraldab ise Eestis vähemalt 8 kontserti kalendri aastas. Ning eraõiguslike kontserdikorraldajaid regulaarse kontserdihoaja läbiviimisel samamoodi, kui tegutsetud on vähemalt 5 järjestikust aastast ning aastas korraldatakse vähemalt 15 kontserti, mis jagunevad 7 kuule. Neid ei pea ühe kalendri aasta sees, need ei pea olema järjestikused kuud, võivad olla ka üle ühe või kuidas siis täpselt 7 kuud vähemalt täis tuleks. Ja siis toetust võib taotleda siis eraõiguslikud isikud ja füüsilised ettevõtted. Ja toetuse summa minimaalselt 5000 eurot, taotletava toetuse summa minimaalselt 5000 eurot ja maksimaalselt 60 000 eurot ühe taotleja kohta ning sellest siis kogu toetuse eelarvest siis ministeeriumi toetus võib olla kuni 80%, 20% mis on oma finantseering. 80% on siis arvestusega, et sõnastan selle aastal varemini, et oma finantseering pluss ei arvestata avaliku sektori tulusid, ehk siis ka kultuurkapitali mingi 20% peab olema siis piletimüügid ja oma osaluse tegevused. On see nüüd klaas? Hästi üldiselt panin siia ka nõude taotlusele, tegelikult kõik see, mis te siin slaididel näete, see info on olemas määruses, seletuskirjas, ministeeriumi kodulehel, et siin ei ole mitte midagi uut, see kõik on lihtsalt panin siia paremaks selliseks kirja välja. Et siis muusikakollektiivide ja kontserdikorraldajate taotluses peavad olema üldandmed, ühe kalendriaasta tegevused ja ajakava koos erinevatest täpsustustega, et mis on need toetavad tulemused, mõjud. Koostööpartnerid tuleb välja tuua samuti turundus- ja kommunikatsiooniplaan, erinevad tegevused, mis on vajalikud kõik siis ka taustategevused tugistruktuuri mõttes ning siis ongi, et muusikakollektiivi puhul mõõtame ka viidet ühele heliteose salvestusele, et see tuleb siis kindlasti seada taotlusesse, mis on siis viimase 2 aasta jooksul salvestatud. Ning kontserdikorraldaja puhul samamoodi ootame siis seda plaaniga, kus siis on juures ka erinevad kogu programmaks näha. Kõik see, mis alati. Et ma hakkasin seal pikalt ette lugema, et oskate tegelikult ju kõiki just lugeda, saate aru ja taotlusvormis on kõik selle jaoks kohad olemas. Ning loomulikult jah, et kui ta ise ei ole õiguslik isik, siis kindlasti ka volikiri või vormistage või laske endale vormistada siis volitus keskkonnas, et te saaksid üldse taotlust esitada. Kui teil on küsimusi ja te ei saa sinna taotluskeskkonda sisse või te ei oska seal toimetada, siis te võite alati pöörduda konkreetselt minu kui tehnilise koordinaatori poole ja saan teid aidata. Kontaktid on olemas seal vooru info juures. Nii on siis mahepihe. Ja siis läbikõlbumise periood
muusikakollektiividel on 1. jaanuarist 31. detsembrini, seesama kalendriaasta. Kontserdikorraldajatel on 1. jaanuarist 2026 kuni 1. veebruar 2027. Et siis abikõlblikkuse perioodi jooksul tuleb siis ära teha kõik tegevused ja kulud. Et siin siis kindlasti mitte abi ja sassi ajada, et kui me enne vaatasime neid tingimusi, et kalendri aasta jooksul toimub kontsertide abikõlblikkuse periood on kontserdikorraldajatel pisut pikem, et seal aasta viimased kontserdid saaksid ka ära arveldatud. Lähme edasi. Ja igaks juhuks siis teen välja ka, et mis on abikõlblik, mitte abikõlblik, jällegi kõik info on olemas määruses ja kodulehel ja seletuskirjas. Et abikõlblikud on kõik, mis on vajalikud tegevuste elluviimiseks, kui need on põhjendatud kulud ja loomulikult enamus teist meelt on piisav kogenud tooruste maailmas, et peavad olema ülekandega tasutud, seal olema kuludokumendid või lepingud aluseks ning et on siis raamatupidamise ilusti ära kirjeldatud ja märgitud ning samamoodi, et kui tegemist on juba suurema kulutusega, siis ka riigihangete seadusega kooskõlas. Ning mitte abikõlblikud on siis kontserdikorraldajate ja muusikakollektiivide puhul CD-de ja DVD-de ja muude suguste infokandjate väljaandmisega või noodikirjastamisega seotud kulud, samamoodi heliloomingu tegemise kulu, et mille jaoks siis on eraldi loor, erinevate tehnikate ja vahendite soetamise kulu, välja arvatud siis tõesti, kui rendikulu oleks tõendatult suurem ning liikmemaks organisatsiooni kuulumise eest. Ja samamoodi jällegi siis kõik sellised muud reeglina mittesobivad kulud, et kas erisoodustused, erinevad mitte, siis staatusega põhjendatud kulud, trahvid, sularahad, käibemaksud, kui ta just seda käibemaksu ise tagasi ei saa ja nii edasi ja nii edasi. Et jällegi kogu ammendav nimekiri on olemas määruses. Ja siis see on selline pisike väike siis muutus taotlusvormis, mis nüüd siis uue aastal tuleb. Kas saalis võivad näevad ilusti seda pilti? Ma tean, teist on väike, ma tean, aga seda saate pärast siis lugeda. Aga ühesõnaga seal see mõõdetavate tulemuste plokk, mis on alati olnud, et kui see muidu oli täitsa tühjad lahtrid, siis nüüd oleme paar kriteeriumit sinna sisse ära kirjutanud, et teil on ainult see eesmärgi siis sihttaseme kirjutamise vaev. Aga kui neist ei piisa, siis all on lõpuke lisarida, et saate siis juurde lisada teie projektile vastavalt vajalikke siis mõõdikuid. Kommenteerin siia juurde jälle tehnilise külje pealt, kui te täidate, teil ei ole näiteks oma tegevusega seotud mõnda näitajat, mida te kas ei arvesta või ei oska, ei saa arvestada, siis sinna eesmärk sihttase, pange siis kriips või mingi märk, mingi linnuka või mis iganes, et ärge päris tühjaks jätke, et kõik need kohustuslikud välja, et süsteem tahab, et sinna midagi oleks lisatud, isegi tühikust piisab, aga see võib tekitada küsimusi, et te panete sinna või jätate lihtsalt tühjaks, et siis ta ei lase seda päris tühjaks võtta, pange mingi väike märkikene sinna lihtsalt. Jah, et selles muusikakollektiivide kontserdikorraldajate puhul see vist ei tohiks olla probleem, et need mõõdikud siin on külastajate arv, piletitulu prognoos kokku, korraldatud kontsertide arv aastas, Eesti heliloomingu osakaal kavades ning kaasatud Eesti muusikute osakaal, et need kehtivad tegelikult mõlematele pooltele, et siis saate lisada, mis juurde vaja, sinna täitmise lahtisse saate kirjutada nii numbreid kui ka tähemärke, et selgitada siis, kuidas kellegi vastatule selgitada. Ja tõesti, et kui Eesti heliloomingu osakaal kavades, kui olemas on Saalene siin, kui te kohe pane muusika peale, et võib-olla kirjutada, et tõesti, et kehti meie puhul žanrilise eripära tõttu või kuidas iganes on vaja siis selgitada näiteks seda. Et sellised see pisike ainus väike muutus, mis mul selles voorus on pakkuda. Ja teine voor siis on heliloomingu tellimine muusikaalased väljaanded. Lähme edasi. Mille eesmärk on siis toetada heliloomingu tellimist, samamoodi muusikaalased väljaandeid, erinevaid, et rikastada meie muusikaelu lühidalt öeldes. Ja samamoodi jällegi, et toetust taotleda on vajalik turutõrke selgitamine. Ja voorus toetatakse siis uue muusika tellimist, olgu see siis kas avaliku esituse, salvestuse jaoks või siis etenduse või filmi jaoks, samamoodi ka suuremate teoste puhul, kui on spetsiaalselt veeritud tekst või libreto, et ka see on abikõlblik ning siis ka muusikalaste, kas siis nootide või muusikalaste väljaannete kirjastaamist. Ning lisaks on võimalik siis taotleda toetust piiratud mahus kuni 25 000 eurot. Kas siis residentuuriks ühe heliloojale konkreetse organisatsiooni või kollektiivi juures või siis rahvusvahelise ühistellimuse eeldusel, et tellitakse Eesti autoritet. Ja siit võivad siis taotleda toetust nii
eraõiguslikud isikud kui ka kohalikud omavalitsusüksused, avalikud sihtasutused ja loomulikult ka füüsilisest isikust ettevõtjad. Ja toetuse minimaalne summa on 2000, taotletava toetuse minimaalne summa on 2000 eurot ja maksimaalne, nagu siis juba enne ütlesin, et siis see residentuuri puhul on see 25 000 eurot. Muidu seal üle piiri ei ole sätestatud. Juhin tähelepanu ka, et siin abikõlblike kulude puhul on protsendid erinevad, et eraõiguslike juriidiliste isikutel ja FIE-del on siis 90% ehk siis 10% tuleb omaosalus finantseering mitte avalikust rahast ning avalik-õiguslikel juriidiliste isikutel ja kohalikel omavalitsustel on see 80%. Ning jälle määrusest tõi välja korraks ka nõuded taotlusele, et Tuua projekti nimi, eesmärk, sihtrühma kirjeldus, tegevuse ajakava, turunduskommunikatsiooni plaan, meeskonnakirjeldus, koostööpartnerite ülesanded, oodatavad tulemused koos minutiga ning loomulikult siis projekti eelarve. Ja see on just ära näidatud. Ja siis ongi, et erinevused muusikalaste väljaannete puhul siis kindlasti ka kõik projekti detailid, et autorite load, liitsentsilepingud, koopiad ja siis trükiinfo ning heliloomingu puhul siis üks info siis teose kestused, pikkused, esitajad ja loomulikult ka helilooja kinnituskiri vabasvormis. Et see jällegi kõik on siis nõudnud ja vastavalt sellele, mis projekt on siis lugege läbipidamine. Ning abikõlblikkuse periood. See info vist kodulehel oli veel uuendamata, aga varsti saab ka uuendatud, et heliteoste puhul on siis 1 kalendriaasta ja muusikalaste väljaannete puhul 1. jaanuarist 31. detsembrini 2026, aga kui on siis suurvormid või siis tellitakse ühe projekti raames mitmeid heliteoseid, mõne kontseptsarja või muu sükse teos, siis on periood kuni 2 aastat, et 1. jaanuar 2026 kuni 31. detsember 2027. Ning kulude abikõlblikkuse tõin siin ka välja, et samamoodi jällegi, et mis on projektiga seotud, illustriiliselt õigesti välja makstud, et see on siis abikõlblikud kulud ning mitte abikõlblikud, siis selles voorus on igasuguste ettekannete, salvestuste, festivalide, kontsertide korraldamisega seotud kulud, ehk siis ikkagi see on mõeldud konkreetselt heliloomingu tellimise jaoks. Ja siis kõik muu on siuke korduv, et abikõlblik ei ole sularaha ja nii edasi. Ma ei hakka seda kõike ette lugema. Ja tõin jooksuks välja alused ringid, samas kui siialt ei jõudnud, siis siin tundis, siis te ilmselt olete ringi juba varem kohanud, et ministeeriumi kodulehel on eraldi toetuste alalehelt, kus te teate siis viited mõlemale taotlusvoorule ning toetuste nendemise infosüsteem, lühidalt siis TMS, on siis see, kus kogu taotlemise protsess toimub ja siis meile tehniliste küsimustega saab Mare teid aidata, kui on muresid. Ja see oli minu poolt kõik. Tükki liike. Jah, siis korraks siin täpsustan, et helilooming ja muusikalised väljaanded, siis sinna tuleb ka see mõõdikute vorm natuke uuendatud, nagu me siin näitasime seda kollektiivide puhul, et siis sinna tulevad siis esiettekande publiku arv ja mis muusikalaste väljaannete puhul siis, et teadmike arv ja eeldav lugejaskond. Ning siis ongi, et siis saab kirjutada, et kui te tegite heliloomingut, teile ei kehti siis tegelikult arv, et kirjutada sinna märkuse taha, tühjaks ei tohi jätta. Ma loodan, et järgmise nädala lõpuks on ka heliloomingu tellimise ja muusikalaste väljaannete informatsioon kodulehel uuendatud. No siin on natukene aega, aga katsume ta üles panna ja samuti proovime avada ka TMS-ist, te saate hakata vaikselt vaatama, mida te peate sinna panema, aga esitada saate siis alates 17. novembrist ja kui neid lõpukuupäevi vaadata, siis näiteks heliloomingu puhul 08.12.25 on see päev, mille jooksul te saate kuni kella 23.59 esitada need taotlusi. Et siis 1 minut enne südaööd läheb süsteem lukku, aga igal juhul on küsitud, et kas ka näiteks, kas kell 5 või kell 4 lõpeb, ei, ta lõpeb 8. kuupäeval vahetult enne südaööd. Sama teeb siis kollektiivide korralduse kohta, et selle kuupäeva minut enne südaööd on tähtaeg. See on ilusti kelas, et süsteemis vedadus ka, et see kell läheb on. Jah, mina olen avatud küsimusteks kollektiivide korraldajate heliloomingu ja väljaannete kohta.
nii koha pealt kui ka Teamsist. Minul on küsimus Ja sa oled. kollektiivide osas, et kas pillid nende tarvikutega soetamisega seoses, kas need on abikõlbulikud? See läheb nüüd sinna see tehnika ja töövahendite kulu, et kui on tõendatud, et on suurem kui rentimine. Kui rentimine oleks kallim kui soetamine. Aga rentimine ei ole teatud puhul isegi nagu võimalik, nagu pillikeeled näiteks. Ma pean seda juristiga vist täpsustama, aga ma arvan, et see ei ole abikõlbulik. Täpsustame seda ja siis saab vastata. Ma panen kirjas. Jah, minul oli selline, võib-olla see on väga täpselt kirjas seadustes, ma nii täpselt seda läbi loen, aga on vaja nüüd tõestada, et kui palju eks ole, üks väiksem või suurem erakontserdi korraldaja ettevõtte kontserdiaatus korraldab. Kas koostöökontserdid lähevad ka sinna numbri hulka? Näiteks minu Kaames stuudio korraldan Nigulist muuseumiga koostöösarja, mis kõlab, eks ole. Seal tekib mitu kontserti, kõik on kindlasti võiks olla kõrge tasemel, seda aktsepteeritud, kõik okei, aga nende eelarvest läheb see. See sõltub. Aga minu ettevõte nagu korraldab selle põhimõtteliselt. Kui sina korraldad, siis sina saad ju panna. Siis ma saan Kui rahad ja asjad käivad läbi sinu, siis sina paned. Tema on pigem su koostööpartner. Vilja tuua eelarves kindlasti siis ka partneri kulud ja partneri panus. Aga siis ongi see, et praegu see on lihtne, et on tegemist partneriga, kes ilmselt ei tule mingest raha küsima. Aga kui siis hakkab topelt juba käima, et siis tekib see küsimus küll, et kes siis päriselt korraldab. Just see. Et kontserti ei saa kohta arvestada. Nii. Seleta mulle palun seda 7 kuud. Mis see 7 kuud nüüd on? Kas sellest, ma tegutsen läbi aasta, et kas mu kontserdid peavad olema, seleta teda mõistelt 7 kuud? 7 kuud aasta jooksul, et kuidagi ma lihtsalt ära määratud ka, et iga üksik kontsert ei ole kontserdi korraldaja. Et siis sa teed näiteks jaanuaris, veebruaris, märtsis, juunis. No me oleme suhteliselt suvine festival, et põhimõtteliselt ma pean siis välja mõtlema ühe kontserdi, mis on siis, kui ma teen muidu mais-septembrini, siis ma pean lihtsalt mõtlema mingisuguse kuu kuskile veel või? Jah, põhimõtteliselt küll. Alaat, ma ei tea. Põhimõtteliselt 5 kuu jooksul toimub näiteks 2 kontserti ja siis sa paned. Ei, mul arvuliselt on meil rohkem. Kuna meil on päris suur rahva hulka selle ekraani taga ka, et räägime korda mööda, sest muidu läheb meil väga keeruliseks seda infot. Seal on üks käsi ka veel. Minu küsimus on see, et arvuliselt ei ole mul mingit probleemi, mul on need rohkem olulised. Aga lihtsalt see, et toimumiskuud on ju, et tegevus toimub, ma valmistan need ette ja teen ja need on suured asjad ja suur vormes. Aga kontserti toimub siis ka erinevatel kuudeks. Jah, lihtsalt siis tähendab seda, et olla abikõlbulik, pean mingi kontserdi mõtlema siis sinna kuskile perioodile. Põhimõtteliselt ma pean oma festivaliga nüüd tulema nagu teie vormi, mitte me teeme juba 15 aastat ühte festivali ja nüüd me äkki abikõlbulikud ei oleks, sellepärast, et me ei ole selles suvine festival iga kord on täpselt samamoodi, et ma pean välja mõtlema mingi nõksu, et olla. Kuigi sisuliselt olen, kuigi muidu kontserdi arvult olen, aga lihtsalt see kuu värk on minu jaoks. See kriteerium on see tegelikult pikalt sees olnud ka selles voorus. Mõtle välja, üks kontsert on minu vastus. Juhtumi põhiselt. Anu Slaaper. Tere, minul on küsimus trükise toetuste kohta, et seal peaks listama ka litsentsilepingu koopia või autorite loa, aga kui mul on eelretsenseeritav väljaanne ja ei ole veel teada, millised tekstid sisse lähevad, et kas ma peaks ennetavalt igaks juhuks nendelt autoritelt, kes esitavad üldse tekste loa võtma? Aga kui nad neid tekste esitavad, siis ei anna selleks mingit luba juba, et ma esitan oma teksti siia, et see saaks ilmuda. Siiani meil ei ole sellist nagu vormi, et nad peaks kuskil ütlema, et nad lubavad seda välja anda. See on vaikimisi muidugi nende luba, kui nad teksti esitavad.
siis variant on siis ka muidugi kirjutada sinna täpsustav selgitus juurde, et kuna formaat on selline, et ise esitame teksti vabatahtlikult, et siis esitate selle olukorra meile välja ja vaatame juhtide kutselt. Selge. Aitäh. Veel küsimusi? Muidugi pärast tahate kirjutada küsimusi, et kui kohe praegu ei tule või ei ole küsida. See puudutab ikka ainult Eestis korraldatavaid kontserte. Kes soovib küsida, tõstke palun ekraani taga meile käsi, et siis näeme. Kes tahab midagi küsida. See füüsiline või Teamsi käsi. Teamsi käsi. Minutiga see 2 minutit pole keegi teine küsimus, aga Võib-olla kannaks võtan siis. Et nii kaua, kui küsimused tekivad, ma hetkeks lihtsalt jagan seda toetuse keskkonda ja olen siin sellise mitte päris ettevõtte esindaja Opia Estonia OÜ. Ja põhimõtteliselt, kui te logite sisse, siis aadress on toetused.kuld.ee ja lähete taotlusvoorude juurde, vaatate. Siin on nüüd kõik need asutused, kes üldse selle süsteemi kaudu taotlusid või pakuvad neid voore. Teie minge palun Kultuuriministeeriumi juurde ja nüüd ma kohe kontrollin, kas minu hetk tagasi avatud kollektiivid ja korraldajad täitsa olemas. Vaatan tingimusi, nüüd need sellised üldised tingimused tulevad siin välja, siin taga on lingid määrusele, hindamismetoodikale ja siin on ka konkreetselt vorm, mida täitma saab hakata, aga ma lähen võib-olla siis veel korraks tagasi ja koostan taotluse võt niimoodi, et põhimõtteliselt koostan taotluse ja ma näitan teile lihtsalt seda vormi, mida te peaksite nägema. Teete valiku, siis olete kontserdi korraldaja või kollektiivi, hange või kollektiiv, siia sisestate projekti nimetuse, kui ta on selle kollektiivi aasta tegevustoetus või korraldaja tegevustoetus, et võib-olla sellist mingid eri projekti nimesi väga panna ei saagi, sellepärast et ta oma olemuselt ongi tegelikult tegevustoetus. Täidate, teatud andmed on siin eeltäidetud, tahate midagi muuta, saate määrata siin nii oma ettevõtte suuruse kui kõik need pangakonto ja muud andmed lisada. Ja siin hakkab siis tegevuste kirjelduse all projekti eesmärk. Aga see tuleb kindlasti ära täita. Vastasel juhul me avalikku raha jaotada ei saa. Sihtrühm, loominguline tegevusplaan, perioodi ja tegevuse kirjelduse kaupa, turundus- ja kommunikatsiooniplaan. Siin on selle kohta ka varem küsitud, et kas siin on mingi konkreetne vormi ei ole, aga see peaks sisaldama siis turunduskommunikatsiooni eesmärke, ajamõõdet, millal te midagi teete, tegevuste ja kanalite loetelu ning sihtrühmi, keda te soovite kõnetada. Siin on tegelikult selle mõtte selgitus, aga jah, konkreetset vormi ei ole, kuna asutustel on väga lähenevad asjale eri nurkade, et ei ole mõtet ühtset vormi luua. Koostööpartnerid tuleks kirja panna.
eelkõige need, kellega te sisulist koostööd teete, võib panna ka sponsorid, aga just see sisuline pool oleks hea teada. Projekti meeskond, millist rolli keegi täidab ja mis on isikuvarasem kogemus. Valdkondlik ja regionaalne mõju taotleja edasisele tegevusele ja siin siis Kertu enne näitest tõi välja ka selle mõõdikute loetelu, aga siia saate ka lisada alati täiendavalt. Kas Tuulikil on küsimus selle vormi kohta, siis ma kuulen. Hallo, Tuuliki, soovite rääkida? Eelarve tulude pool, kulude pool, siia oma finantseeringu alla kandke siis enda tulu ja teie erasponsorite panus ja muude toetustele lähevad siis riigi KOV-i või Euroopa Liidu institutsioonide fondide raha, ehk siis avalik raha. Või ka näiteks on avalik raha ja see tuleks ka siia panna. On avalik õiguslik. Ja tulud siis saate personalikulud on küll eraldi, aga majandamiskulud saate enda äranägemise järgi siia lisada. Ja lisainfo, kui on soovi, siia saab lisada faile ja mõningatel juhtudel seda lausa tuleb teha. Ja kinnitused ning taotlus arvestada, kontrollida ja esitada. Lisapalide kohta võib-olla ütlen, et lisage tõesti seda, mida on vaja sinna juurde, et on neil mõndaga, kus on kopeeritud lihtsalt taotluse sisu uuesti sinna kaasa, et säästame digiruumi ja loodust läbi selle. Ja intermiskomisjoni liikmeid ka. Jah, et päris nüüd, mis on oluline ja relevantne selle taotluse kontekstis. Kas on küsimusi nüüd selle vormi kohta? Minu küsimus ei ole otseselt vormi kohta, aga ma seal vormis nägin seda koostööpartnerite osa ja see tuletas mulle meelde, et ma küsiksin küll koostööpartnerite kohta, et kas seal on mingisugused nõuded, millised need koostööpartnerid olla võivad? Meie poolt otseselt nõuded ei ole, et mis partner peavad olema. Mis on see öeldud, on see, et koostööpartneriks ei loeta teisi avalikke rahastajaid. Kultuurkapitali ei ole mõtet seal välja tuua, et see ei ole meie kontekstis koostööpartner. Et see siis pigem kajastage eelarves ära. Aga koostööpartnerite puhul hinnatakse siis jah, et oleks see mitmekesine, see valik seal, et oleks relevantne, see valik seal, et oleks siis ka mainekad tegijad. Mitte mainekad, nagu võtan selle all, et peab kirjutama kõik Klassika raadios sinna, vaid selles, et oleks usaldusväärne ja oleks maksuvõrglase, et niisugust üldist konteksti vaadatakse. Ja Villu, sina saad nüüd panna, nüüd on selle muustamisele plaksti. Just. Aga ta on ju ka muuseum tegelikult. Ei, aga tema on koostööpartner väga väärikas. Jah, just. Kas vastus oli ammendav või soovite veel täiendavalt küsida koostööpartneri lõigu osas? Aga mis tähendab mitmekesine? Ma ei tea, kas olen nii palju öelda, et kuulates seda hindamiskomisjoni arutelu siin aastate lõikes, siia on pandud näiteks meediapartner, siia on pandud näiteks kontsertide kaaskorraldaja, siin on pandud näiteks transpordipartner, kes aitab, toetab, et oleks nagu kaetud, ütleme, et toote välja kogu selle laia loa, kes teie tegevuse juures siis kaasa. Hindamismetoodika, et üks asi, mida vaadatakse, ei ole seda pakuksid erinevad tüüpi panuseid, et on vahe, kas sul on seal kirjas, kas taotlejal on seal kirjas 5 turundusfirmat või on seal siis ongi tõesti erinevad, et tehnika. Toon nagu näite, praegu läks siin laiaks. Mina olen kogu aeg mõelnud, et ma räägin praegu Naargen festivalist, toon näite enda festivali kohta, et mina panen oma tavalised koostööpartnerid, mõned esinejad, kellega tõesti on ka Tõnu Kaljuste loominguline koostöö, näiteks Üleharmoonia Kammerkoor, toon näite on ja Arvapärdi keskus ja nii edasi, aga näiteks ma ei pane sinna kunagi transpordipartnerit, sest ma ostan talt teenust, ma võin seda 100 eurot küll odavamalt saada, kuna vanad partnerid olema, aga lihtsalt ma ei kirjuta sinna Lux Express, et ma mõtlen just, et pigem
sisulisi koostöösid, kellega meil on ikkagi ühised väärtused, ühised alused. Mina olen sellest nii hea. See on väga põhimõtteliselt lähtuda, et kui tõesti ongi ainult teenuse osutamine. Jah, tegelikult siis ei ole mõtet valida. Pigem ongi juba siis eelarves. Jah, täpselt. Ostan Ekspressi käest bussi renti ja mitte bussi. Jah. Et me ei pane teda koostööpartneriks. Koostööpartnerina nagu pigem need väärikad partnerid, jah. Lux Express võib olla ka koostööpartnerid, et sõltuvad jällegi, see sõltub teie enda projekti sisust, formaadist, kuidas teil on kokkulepped oma partneritega. See on nagu talgua loogika põhimõtteliselt. Võib-olla selline veel märkus, et on taotlusi ja tegijaid, kus põhimõtteliselt taotlust vaadates on jäänud mulje, et ongi korraldaja ja siis on avaliku sektori raha ja panus ja muud mitte midagi ei ole, et siis on võib-olla komisjon hinnanud, et need koostööpartnerid, et kui üldse on see väga ühekülgselt ja ainult avaliku sektori rahastamine, mis sisuliselt meie mõistes ei anna siia juurde midagi, et selles mõttes jah, mitmekülgsus oleks hinnatakse nii-öelda kõrgelt komisjoni poolt, et see on eelkõige korraldada ja ise, mis noortega korraldada. Kõrge hindeid saada, siis seda arvab. Ja ise ennast ei pea koostööpartneriks kirjutama. Aga kui koostööpartneriteks on teised MTÜ-d, kas sellest piisab? Sõltub, millega MTÜ tegelevad. Või mis panuseid nad sellesse projekti koostööpartneritena annavad. Et koostööpartneri juriidilisele vormile ei ole nõudeid. Näiteks annavad tasuta saali, ühesõnaga ilma rendita ja aitavad pileteid müüa ja mitmesugust sellist asja, erinevat asja. Et mul on just varem hinnatud ebapiisavaks, et kui mitte kõik päris, aga suur osa koostööpartneritest on kogudused, siis see nagu on loetud ebasobivaks. Et millest selline hindamine? Ma ei oska kohe peast konkreetselt juhtumit võib-olla kommenteerida, aga selle konkreetse näite põhjal tõite, et kõik partnerid on kogudused, et siis tõesti komisjoni tunduta, et tegemist on üsna ühekülgsete partneritega, kes dubleerivad üksteist, et võiks see olla mitmekesisem valik näiteks siis. No nad ei dubleeri üksteist, sest kirikud asuvad ju üle Eesti eri kohtades ja oma kiriku eest vastutab just konkreetselt see kogudus. Nad ei dubleeri absoluutselt mitte midagi. Iga kogudus annab just nimelt oma kirikusaali tasuta, eks ju, kasutada. Ja see on väga oluline, et saal on võimalik nagu tasuta ilma rendita saada. Mina näen siin kõrvas niimoodi, et minu poolest võiks olla üks rida kogudused, välja tuua need on ja siis on see saali rent nende poolt, et see on koostööpartneriga. Mina näen seda niimoodi, et igaüks nad ise. Ma näeks neil ka seda ühe rea kirja. Nad on erinevad äriregistri numbriga. Seda ma saan küll aru, aga me räägime ikkagi, ühesõnaga natuke ümber pardi pakutud vahendust, et see on, kuna pakuvad ikkagi sama tüüpi ressurssi selle projekti elluviimiseks, sama tüüpi panus on neil kõige selles mõttes. Siin on võib-olla olnud see märkuseks, et nad pakuvad ühte sama liigilist ressurssi, et see ei ole kindlasti halb, kui on palju nii-öelda koguduse partneriteks. Et see ei ole halb asi iseenesest. Aga siis, kas on küsimusi veel ekraani vahendusel? Ma võib-olla lõpetan selle vormi jagamise ära, et me näeme seda ekraani natuke paremini siin ka. Jah, sellest sügistest meil on uued komisjonide koosisud ka. Et aitäh kõikidele, kes tegid ettepanekuid, et erialaliitudele, katusreaktsioonidele, et loodan, et uued komisjonid sisukad ja toredad, eks siis seda saate teie kõik vaadatada. See kõik saab Kultuuriministeeriumi kodulehel ülesse. Jällegi hililoomingul minu meelest oli veel uuendamata, aga koosseis on juba tegelikult kinnitatud. Ehk siis ma olen ette korraks, et siis toashoidjad ka näevad, et loomulikult mina muusikanõunikuna jätkan komisjonis ja siis liituvad Saare Fischer,
Anu Kivilo, Ülo Grigul, Marko Martin, Jaak Sooäär ja Hendrik Üksvärav. Et selline on siis kollektiivide ja korraldajate vooru komisjon. Ütlen kohe ette võib ära ka, et jah, ma tean, et mitmed on seal ka ise seotud oma aktsiooniga, et vastavalt siis menetluskordadele nad ilusti taandavad ennast kindlasti. Ma aega vaatame, et see juhtuks Nad ei osale oma tahtluse hindamisel. ja lähevad täpselt saalist välja, nii et ei kuule ja näe ka, mis teised räägivad selle kohta. Aga võib-olla üks märkus on siia juurde, et oleks selge, seda on mitu korda ka räägitud, et jah, muusikafestivalid ja suursündmuste vooru käesoleval aastal Kultuuriministeerium ei ava. Samuti ei avada muusikakonkursside vooru, et ilmselt on see info kõikidele teada, aga igaks juhuks markeerime väikelt selle üle. Just, saatsin kirja ka vargu tagasi, ma usun, et see enamusteni jõudis, kui te juba siia jõudsite, siis ilmselt jõudis ka see info, et Kultuurkapitalis nüüd 20. november on siis tähtaeg nendele, kes loodavad saada toetust Kultuurkapitali nõukogult järgmise aasta sees toimuvatele projektidele. Palun kindlasti pöörake tähelepanu, et see on nendele, kes loodavad saada toetust nõukogust, et mis on suured valdkonna ülesed või suure mõjuga projektid, kes teevad väiksemaid festivale või kes ei soovi saada Kultuurkapitalist nii suurt toetust, et siis teile kehtib ikkagi täpselt sama formaat nagu alati on olnud, et 4 korda aastas loomulikult ka sihtkapital. Loodan, et seda selgelt, et see on. Ma tean, et see on suur muutus, ma tean, et see on keeruline muutus, aga ma üritame teha nii palju, et see on kõigile selge ja kõik ikkagi jõuaksid ilusti Kultuurkapitali, kus seda raha päriselt tuleb juurde ja on palju ja mida oleme koos Kultuurkapitaliga üritanud jagada. See Kultuurkapitali jaotus, mis nüüd see 20. november on, et seal jätkab veel praegune komisjon, kus siis nõukogus esindab Heilikonsti ja Teder ja siis aasta lõpus on Kultuurkapitalis ka uute sihtkapitalide moodustamine, et oletud ettepanekuid esitama nemad siis jätkavad järgmise aasta algusest hindamist. Ja Kultuurkapital loomulikult hea meelega vastab kõikidele küsimustele ja aitab vaadata, et see pilt oleks selge. Eloviis. Eloviis, pange palun mikrofon sisse, saate küsida. Vabandust, mul on komisjoni puudutav küsimus, mul jäi praegu natukene segaseks, millest juttu käis, et Eesti Jazzliit esitas Jaak Sooäär komisjoni, Jaak Sooäär aktsepteeriti komisjoni, sellega seoses Jaak Sooäär taandub Eesti Jazzliidu tegevusest täiesti, astub juhatusest välja, nii edasi enam Jazzliidu tegevusega kokku ei puutu, aga samal ajal peab ta siiski minema ruumist välja. Ei, see sõltub huvide konfliktist. Kui ta ei ole enam Jazzliidu juhatuses ja ta esines seal programmis, siis tema jaoks ei küsida toetust selle formaadis, et siis huvide konflikti ilmselt ei esine ja ta ei pea toast välja minema. Ja samas tekkis küsimus, et tal on huvide konflikt ikkagi selle tõttu, et ta on seal pikalt olnud ja ta tunneb, et ta ei suuda olla erapoolik, siis tal on võimalus taanduda, aga seda ei saa me temaks nõuda. No jah, aga ta ise nagu soovis komisjoni ja me tegime selle ettepaneku ja ta ise taandub Jazzliidu tegevusest, et lihtsalt küsimus on minul pigem see, et kas me peame ta siis ikkagi taandama, aga ta ise on praegu, tema enda arusaam asjast oli niimoodi, et ta taandub 100% meie tegevusest. Et see, et ta on meiega seotud olnud, et see nagu enam ei puutu asjasse, et see minevik ei tähenda midagi, kui me tegelikult muudame oma juhatust tema tõttu. Jah, just siis peaks olema kõik korrektne ja kui Jaak ise tunneb ka, et tal ei ole huvide konflikti, siis see inimene ise ka, mis ta tunneb, on ju, et kas on huvide konflikt või mitte. Selge, sain aru, aitäh. Teil on siis üles lugeda nimed. Heliloomingu, parameelsin teine inimene tegeleb heliloomingu lehe uuendamisega, seda ei tee aega vare, siis ma saan teile ette lugeda, kes praegu on siis heliloomingu filmilise muusikalaste väljaannete voorukomisjon, mis on siis koosseisus jällegi Kertu Aksin muusikanõunik, siis on seal Maria Faust, Elis Hallik, Ivar Riil ja Arvo Leibur ja Marko Lõhmus, et selline koosseis, aga see saab ka kohe varsti siis.
kodulehele üldse. aga siin on üks asi mul püsti. Jah, võtame küsimuse. Oli esimesena, palun võite rääkida. Me ei kuule teid. Kas, kui mikrofoni töötab ja kirjutada küsimuse, me praegu neid ei kuule. Kas praegu kuuleb? Nüüd kuuleb. Okei, vabandust. Aitäh. Ma tahaksin küsida muusikakollektiivi kohta. Meie orkester, Lõuna-Eesti Kammerorkester on teinud viimase 5 aasta jooksul, oleme teinud projektid, aga me ei ole jõudnud teha 8 kontserdit aastas. Küsimus on see, meie maksimaalsel kontserdid, mis me oleme teinud aasta jooksul on 6 kontserdit. Kas tasub ära taotleda nagunii, kui see tingimus ei ole olemas? See 8 kontserti kehtib siis selle aasta kohta, kuhu te toetust taotlete. Siis uus periood, 26 aastat. Okei. Kui see on okei, peamine, et see 5 aastat olete siis tegutsenud ning siis jah, et järgmine aasta toimub siis vähemalt 8 kontserti. Okei, selles mõttes. Okei, siis pean siis korraldama järgmised aastaks 8 kontserdi vahemalt, jah? Okei, tänan. Sama kontserti korraldamise osas, et igasugune alustav ettevõte ei saa kohe 15 kontserti korraldada. Selleks, et siia tulla, on see hea inimus juba. Kas tuleb tulla sellega, et ma näitan viimased 5 aastat, kus iga aasta on toimunud? Ei, see ei pea näitamast, aga sa oled tegutsenud. Jah, selge. Ma tahtsin teada, kas see piir on nagu kui kaua ajalukku tagasi kohe? Taotluses ei pea näitama seda, mitu kontsertit eelmine aasta korraldasite, panna seda mitu kontsertid korraldate selle toetusseisi, mida te saate aasta jooksul, mis peab siis olema kas 8 kontserti kollektiivil Eestis ise korraldatud või 15 kontserti 7 kuu jooksul siis kontserdi korraldajal Eestis. Kellel oli veel käsi? Kellel oli veel käsi, 2 kätte oli? Siis on korras. Taas on veel küsimusi. Te võid pärast siis kirjutada mulle või siis tehniliste küsimustega siis Maarenele. Aga mul üks küsimus, see ei ole tegelikult puudutanud seda vooru, aga kindlasti muusikakorraldajad, kes me siin oleme, kindlasti neid inimesi, kes ma siin ka loen, kes on kohal, et paar aastat tagasi, äkki see oli 2 aastat tagasi, läks ära üks voor, kus mina toon ikka oma näited oma Nargen festivalit, mul on kõige parem seda teha ja kõigil on parem ka aru saada, eks. Meie korraldame Nargen festivali, kus on kontserdid pärdipäevad, suvel Naissaarel, see on nagu raameks. Nii, ja vanasti oli selline taotlusvoor Kultuuriministeeriumist regionaalne kultuuritegevus. Aga kui meie klõpsutasime septembris üle Eesti igas kirikus teha neid pärdikontserte, mis teatavasti nootide tellimiste muud on väga kallid, siis langes üks voor ära. See oli see regionaalne kultuuritegevus. See oli tookord, äkki see oli aasta 2 tagasi, oli selgitus selleks, et on need rahvatantsupeod ja need inimesed on vaja palgata ja nii edasi. Kõike mõistan, absoluutselt kõike mõistan. Minu küsimus oli tookord ja tegelikult aga kas ma saan nüüd selle võrra vähem raha, minu asjad on sellest kallimaks, aga tegelikult ma ei ole saanud 1 senti rohkem raha, et kõik minu voorud, mis Kultuuriministeeriumist täidab ära, ma olen ka Kuikast alati väga hästi ja loomulikult olen ka nõukogusse jõudnud ja sealt saab raha, see kõik toimib. Aga lihtsalt need maakonnad ja vallad ise on vaeseks läinud, sealt ma saan vähem raha ja regionaalne kultuuritegevus on ära läinud. Nii et mina saan vähem raha, võiks öelda selle kohta, asjad on kallimaks läinud tänu selle voorule. Ja nüüd on mul küsimus, et kui meil Kultuuriministeeriumis kadus nüüd üks voor ära, kus ma ka alati raha küsin. Ja nüüd ma saan nagu Kuikast, kus öeldakse, et on hästi palju raha. Aga ma olen kogu aegselt nõukogust raha saanud. Ja võiks öelda, et ikkagi suurtes kogustes, sest me teemegi suuri asju. Aga kokkuvõttes, kui nüüd aasta lõpul ma võtan kokku, mul on ikkagi selline tunne, et mina olen kaotaja. Et ma saan vähem raha. Et ma võin seal Kuikast saada nõukogust, ma olin enne saanud, kavatsen ka nüüd saada, teen oma taotlusi hästi oskan, sisu samamoodi. Aga kokkuvõttes tänu sellele, et mingid voorud lähevad ära küll teise sinna ja öeldakse palju raha, aga ma näen ennast kaotajana. Mul tekib niisugune paaniline hirm juba. Ma ei taha, et mul hirmu pool tekib, eks vaatame järgmine aasta, mis see siin õnnetuda mitte. Aga ma arvan, et nii mõnigi võib olla nüüd tunda ennast natuke selle kaotaja ringis.
ja ma arvan, et seesama see regionaalne kultuuritegevus, nüüd on laulupidu läinud, mis oli, ma ei näe seda asja, et see kunagi, see raha tuleb siia nii-öelda meiesugustele ja mina saan maakondadest raudselt vähem raha, sest kõik maakonnad ütlevad, noh, näed, saad aru, endalgi raske ja nii ongi, et kui vanasti on 2000, siis nüüd saab 500 eurot ja või sa üldse. Narva läheme, Narva ütleb, sorry, meil ei ole raha. Me võtame teadmiseks, me ei saa nii laua taga praegu. Ja, aga lihtsalt, et see tookord oli ka, et me käisime ministeeriumis ja Margus Allik, ma palusin ka sinna, et meil oli niisugune ikkagi, siis ma küsisingi, mu küsimus oli samad, kas ma olen ainuke korraldaja, keda see häirib ja siis öeldakse mu laual, jah, sa oled ainukene, kes see teemal tuli. Mis asi see on, ma küsin, kus teie rahad on, kus te saate oma raha? Et ma kardan, et praegu võib see juhtuda, et lihtsalt, et hoidke ka silma peal sellel. Absoluutselt, tõenäoliselt mina saan muusikanõunik vastu. Saad aru, et see võib teema olla. Ma võiks öelda endise taotlejana ka, et ma selles mõttes saan inimlikult aru. Sest saan ise aru, kui ma teen pärdipäeva 7. kontserti, kolin Tallinnasse, saan rohkem raha, saan rohkem piletitulu. Õudselt mul vaja, ma utreerin, saate isegi aru, et vaja on nüüd Eestit siin kahlutada. Kunstirenkid läksid üle 10 000, ma lihtsalt ütlen, et nii on suured kollektiiv. Aga kokkuvõttes, kui arvutatakse lihtsalt numbris, et mina muusikakorraldajana 15 kontserti, mida lähem, kui Tallinnal seda odavam mul on ja rohkem raha kraavin kokku ka. Mida kaugel ma lähen, väiksemad kohad edasi, aga kui loetakse ainult arvu, mitu ma teen, ma ütlen, et ma tunnen ennast kaotajate pingilist. Lihtsalt remark. Ainult kõik väikesed festivaalid ka. Kuulete, aga tookord oli siis mitte keegi peale minu ei olnud seda teemat. Mis on kindlasti väga paljudele ka selline huvitav, on see, et me näeme väga selgelt, et rahast ja komisjon tahab näha, et on tegelikult ka piletitulu. Et nii-öelda korraldaja ise ka panustas, tegi õige reklaami, tegi kõik. Ta näeb, et see oma, nii-öelda see oma osalus, eelkõige piletitulu, eks. Et me teame, et käsi õieli minna mingile ettevõtte juurde, et meil oleks vaja rahalist ülekannet, et see jääb aina utoopilisem. Aga nii nagu sa piletitulu suuremaks pressid, eks, siis sealt hakkad kunstiliselt nii-öelda laiadele massidele järgi andma, et tood seda artisti või korraldad mingit sellist asja, mis toob suurema piletitulu ja siis tekib siin küsimus komisjonis, kas see kontsert on siis kunstiliselt nii-öelda, eks, kunstiliselt kuidagi väärt. Ehk siis see teine punkt, mis siia juurde käib, on see, et me toetame ainult neid, kes iseendaga hakkama ei saa, nii-öelda see turu tõrke küsimuseks. Et siin on, ma nagu näen kahte suunda, mis tööst küljest, et jah, ma võin teha kontserti, mis toob rohkem publiku tulu, nagu ütlesin, siis justkui turu tõrge kaob ära, eks ju. Ja siis tekib küsimus, milleks siis seda üldse toetada, kui ta omadega niikuinii määrale tuleb. See on täpselt õige kokkuvõte. Küsimus, mis ei ole seda erima. Jah, ja ma toon ka selle geniaalsema näite ajastut ja nimesi nimetama, et Eesti Kontserdi värski direktor tahtis ministeeriumile näidata, ma toon rohkem piletitulu, võttis selle ERSA, pani selle Tanel Pagarände Sanniga sinna Alexela kontserti majja, võiks välja, läks võidurõmsalt ministri juurde, näed, piletitulu olemas, minister ütleb, sellist jama ma pole tellinud. Põhimõtteliselt on ju... Minu kohustuse juures läheb praegu see infotunni teenus natuke kõrvale, et keskendume sellele, mis on ees, mitte sellele, mis on möödas, sest see, mis on möödas, selle suhtes me ei saa praegu mitte midagi teha. Ja mida me saame teha, on siis, mina jagasin teile täna infot, mis kõik on olemas kodulehel, määrused, seletuskirjad, lugege hindamismetoodikat alati ilusta, siis näete, millest lähtub komisjon ka oma töös. Kirjutage õigeks ajaks taotlused, esitage need ära varakult, sest et tehisipöörsi tuleb ette elus lihtsalt, siis kui tähtaeg kukub, siis tähtaeg kukub ja nii ongi. Kultuurkapitali osas saan öelda, et mina Hilikuskapitaliga suhtlen, me oleme leppinud kokku, kuidas ka edasi minna, et kindlasti ekspertiis ja know-how siis sellepärast öeldes ei püsi, et otsime, töötame selle nimel, et Eesti muusikaelu oleks endiselt mitmekesine. Kas on veel küsimusi? Ma ühes ütlen siia, proovige sinna süsteemi sisse logida kindlasti mitte esitamise päeva õhtul
või proovige pisut varem, kas teil on ligipääs, sest juhtub näiteks nii, et ei ole B-kaardil äriregistris selle ettevõtte esindaja ja siis ei ole teie ettevõtte esindajad ka käepärast ja siis te ei saagi sinna ligipääsu, sest meie ilma nii-öelda juhatuse liikmeta ei tohi kedagi sinna asutuse juurde lasta, nii et olge lihtsalt veendunud, et teile on olemas ligipääs oma asutuse alla, et saate taotleda. Kui teil tekib tõrkeid, võtke julgelt ühendust ja need 2 õhtut ma olen ka täitsa valves, nii et võib mulle julgelt helistada. Aga jah, mida varem, seda parem. Ma tean, see on patoloogiline viga, kes ikka tahab tund aega enne ja siis midagi teha ometi. Jumala eest mitte, aga see on inimlik, see on rõõm ja kui küsimusi rohkem ei ole, siis mina tänan teid selle lühikese, sellel päikesel päeval ja soovin ilusat taotluste kirjutamist ja kohtume kontsertidel. Aitäh. Aitäh. Mis kuus on? Nõukogu kaudu.